No nii, tere tulemast kõigile. Me oleme jõudnud Euroopa meistrivõistluste 2025 rajale Vesset discgolfi parki. Nagu te näete, vaated on siin super. Ja plaan on järgmine. Teeme rajast siukse tutvustava video ja siis vaatame, kuidas minema hakkab. Nii et game on. Esimene rada siis 131 meetrit, par 3. Siit on siis näha niimoodi, et kogu see ala, aiaäärne osa on siis OB. Siit paremalt poolt jookseb samamoodi OB kuni sinna taha lõpuni, siis seal on nagu safe juba. Ja ega siis midagi, kui tuleb lihtsalt ilmselt tagant käega peale minna, otse koridori ja anda endale pördi võimalus. Läheme peale. Ma lähen siis peale kangema fairway'ga. Kuna me mängime natukene ülevalt allapoole, siis ma lihtsalt proovin nats kangemaga visata paremale poole välja ja kui tagasi feidib, siis võiks olla päris hea. See roller on ka siin täitsa play, et kui läheb sinna paremale poole vastu ära, siis hakkab jooksma korvi poole. Ehk siis vise oli natukene viskasin üle, sain siit mingi oksa kätte ja nüüd mul on korvist umbes selline 17 meetrit, et tegelikult okei mistake. Vaatame, kas saame putiga sisse. Teine rada, par 3. Siit on siis näha, et tuleb siia tunnelisse sisse visata. Kogu see parempoolne aed on siis OB. Korv paistab siit poolt, on näha seal. Ja ega siin midagi, tuleb lihtsalt kanalile pihta saada ja anda endale pördi võimalus. Mainimata jäigi siis see, et see vasakpoolne aed, mis siit äärest jookseb, et see on samamoodi OB-s. Peaks olema täitsa koht. Nii, kolmas rada, 127 meetrit. Korv on siis seal taga see valge, see on siis meeste korv, naiste korv on seal natuke eespool. Vasakul pool on Hazard, korvi taga pikk on OB ja parempool on safe, ehk siis no matter what tuleb pigem ketast hoida paremale poole. Ehk siis ma lähen uuesti sama kettega, millega ma läksin esimese rajal, et ma saan julgelt visatada flätti pigem natuke paremale poole. Ja kuna me viskame jällegi natukene kõrgemast pinnast, siis tuleb kettal rohkem glaidi ka. Ehk siis natukene early release sain siit oksa kätte. Olen siin, korv on umbes mingi 20 meetrit, et tegelikult jällegi okei mistake. Proovime järgmised ringid rohkem paremale poole siis visata. Neljas rada, 170 meetrit. Jutt on siis selline, et siin paremal pool on näha neid tokkikesi, siit jooksevad, läheb sinna paremale eemale. Kogu vasakäär on siis, kogu vasakäär see aed seal, on samamoodi OB. Ja kui hakkame korvi juurde lähemale jõudma, siis on näha, et see green on ka ikka päris sketši selline. Väga hea võisa. Kuld. Jep. Nii, korvist siis umbes 70 meetrit. Täitsa okei vise oli. Madalab tagant käega peale, kuskile siia välja ja järgmine vise ees käib breikeriga. Nii, oleme siis siin greeni juures tähendab ja siin on siis näha, et korvist selline 1,5 meetrit on OB, seal taga on OB, külgede peal on OB, ümberringi OB. Ehk siis tuleb lihtsalt sellele lähenemisele palju rõhku panna, et see ei läheks pikaks
ja rahulikult siia korvi alla. Viies rada, 123 meetrit, par 3. Juba on näha, et siin on siis water carry, ehk siis sellest tuleb üle mängida. Kui üle vee ei saa, oled nii-öelda oblakas kuskil, siis on drop zone. Me mängime siis seda parempoolset korvi seal. Ja tundub, et see vastutuule faktor on siin täna olemas, nii et teeme proovi. Kuues rada, 156 meetrit, par 4. Siin on siis play selline, et kõigepealt tuleb sellest parempoolsest mandost, et mando puu on siis seal. Sellest tuleb vasakult poolt mööda mängida, kui mandost mööda ei saa, siis on drop zone. Tark play on vist see, et kui mängid sellest keskmisest kasest seal, mis on siis seal taga kuskil, et mängid sellest taguriga vasakule üles ja siis sealt saad läheneda. Oleme pihta. Korvist siis tundub, et selline 50 meetrit, siin on 50 meetrit okk, aga see lähenemine, nagu näha, siin on hästi palju igasuguseid puid ja asju ees, et lihtsalt proovin saada sinna kuskile koridori vahele. Kindlasti liiga madal. Võiks olla okei. 7. rada, par 3, 88 meetrit. Kõigepealt siis see, et me mängime kõvasti uphilli. Tundub, et selline tubli mingi 7-8 meetrit tõusu, kui mitte rohkem. Paremal pool mando, millest tuleb mängida mööda vasakult poolt. Ja selline kiitsas koridor sinna sisse saada. No, tundus väga hea vise. Nii, siin rajal peab natukene veel seda eestkassi timmima, aga ma mängin praegu seda, kus ketas on. Korvini tundub, et umbes selline 25-30 minna. Anname väikse ranni. Kaheksas rada, 160 meetrit, par 4. Play on siis selline, et tuleb siit koridorist läbi mängida, siis seal ees on see väike põõsas. Sellest põõsast tahaks olla grammikene vasakul pool, et lähenemine oleks lihtsam. Kõik siis parem äär, vasak äär, kõik on OB ja seal see suur puu, mis seal eemal paistab. See on siis mando puu, millest mööda tuleb mängida vasakult, et kui lähemale jõuame, siis saab juba näidata. Väga hea vise. Siit on siis näha seda mandopuud, et mandopuu on seal, sellest tuleb mööda mängida vasakult. Ümberringi on OB kõik, ehk siis OB tulevad kindlasti tugevat mängu. Ja ketastega siis selliselt, et alguses avasin kiirema driveriga, selle sama sinisega. Ülinapilt safe. Siit korv paistab. Teine oli fairway'ga ja fairway tundub olevat igal juhul mõistlikum play. Ja see võib olla OB, aga näeme. Nii, siit korvi juurest on siis näha, et hukuvisked on niimoodi, et kahjuks mõlemad on OB-s. Kuigi visked olid head, ehk siis see OB tuleb päris kiiresti mängu.
olen napid safe ja siin võib ka juhtuda, et kui rollima läheb, siis OB on ümberringi. Üheksas rada, 206 meetrit, meestel siis par 4 ja tahaks öelda, et see on üks tehnilisemaid radasid siin pargis. Otse tuleb mängida, parem pool on OB, seal on mandopuu, sellest tuleks mööda mängida siis vasakult poolt. Ja tegelikult sellest mandopuust ideaalne positsioon on veel see, et oled üks selline 15 meetrit vähemalt veel eespool. Hakkame proovima. Nüüd ma olen siin drop zone'i juures, kui mandost siis mööda läheb, aga tahtsin lihtsalt näidata seda, et korv asub veel siit kohast umbes peaaegu 110 meetrit, läheb sinna täitsa taha välja ja siis seal kuskil on. Et väga-väga keeruline par 4. Nii, see on siis green, siin see ülemine tee on OB, korvi taga OB, seal on OB. Ja nii lihtne ongi, ehk siis see tunnel, mida me peame tabama, siis sealt on selline hästi kitsas. Nii on. Kümnes rada, 98 meetrit, par 3. Tuleb siis visata tunnelis, tundub selline tagant käib lei on nagu vist kõige mõistlikum. Mingi asi, mis läheb hästi natukene üle ja lõpus siis fleksib tagasi sisse. Korvi siit ei paista, aga kui me lähemale jõuame, siis on näha. Aga okei. Rada 11, par 5, 303 meetrit. Siin on siis selliselt, et tuleks mängida sellest tumedast väiksest põõsest sealt vasakule poole, sest sellest paremal pool on OB. Kuskile sinna alla välja ja siis see täiesti tagumine koridor, siis on vaja sinna üles saada juba. See on väga hea vise. Nice shot. Keep the camera rolling. Näebut. Kaksteist rada, par 324 meetrit, water carry, paremal pool siis OB, vasakul pool vesi, siin ümberringi, korv on siis otse ees. Ja tundub, et siuke mõistlik play on Heiserist kuskilt laialt ja sinna taha seipi mängida või siis mingi julgemad, ma arvan, mängivad otse peale. Safe.
13 rada, par 4, 220 meetrit. Lugu järgmine. Paremal pool OB, dokid paistavad, vasakul pool OB. Siis seal üleval on kased, ehk siis ma proovin näpuga näidates seal. Okei, see oli päris halb. Seal on 2 kaske, seal on siis topeltmandod. Nendest on siis toogleeg vasakule ja siis on nõlvast alla. Avav ise võiks olla selline 140 pluss meetrit, siis olete positsioonil. Ehk siis ma olen justkui selle raja sweet spotis. Korv paistab siis otse all minust mingi 60 meetrit. Korvi taga on OB. Praegalt puhub väga tugev vastutuul ka. Vaatame, kuidas siin rajal läheb. Ehk siis siit korvi ümbert on ilusti näha ka, et OB on siis siin mingi 4 meetrit, 4-5 meetrit. Päris selline huvitav green. Rada 14, par 3, 66 meetrit. Jälle selline väike water carry, ehk siis tuleb üle visata. Aga siin on siis selline loogika, et peaks viskama sinna üles, et siin OB dokid paistavad korvi ees. Sellest hea oleks ikkagi üle visata. Kui üle ei viska, siis on drop zone, surmaputt. Ja mina arvan, et ma mängin siin fore haiserit sealt vasakult üle ja siis korvi poole või sinna taha kuskile. Väga hea vise. Turvaliselt sinna taha ära, kuigi sealt on surmaputt, aga ikka hästi. Nii, see on siis selline koht, et kui siia üles välja ei viska, oled drop zone'is. Korv on umbes mingi 11 meetrit, aga siis lähed proovima korvi taga. Meetri peal on kohe langus ja OB. 15 rada, par 4, 212 meetrit. Avav ise siis kohe on water carry, selline 70 meetrit. Parempoolne siis sõidutee on OB. Ja siit OB läheb siis mööda seda vasakut äärt edasi ka ja iga OB, või tähendab, vabandust, esimene OB on siis kohe automaatselt drop zone ja sealt on päris raske minna. Ehk siis ideaalis tahaks käpile pihta saada või siis haiserist paremalt üle ja siis jääb mingi 70 läheneda. Ehk siis siin selle teise viskega on ülioluline see, et saaks ketta kindlalt flätti ja oleks hästi naturaalne fade vasakule poole. Et nii kui siin haiseriga lähened, siis kindel skip, see nõlv on siis nii-öelda vasakule alla kaldus. Et kui lähed haiseris viskama, siis kõik lendab välja. ...16 rada siis par 3, 76 meetrit, mäest tugevalt alla. Korv paistab seal. Tundub selline 55-60 meetrit vise vaja teha ja mitte lihtsalt pikaks visata. Kõik, mis on lühike, on hazard ja nii lihtne ongi. Kui pärast ma tahan vaadata, kus see ketas on. Rada 17, par 3, 86 meetrit. Jällegi water carry, ehk siis tuleb siit kõigest üle mängida. Kõik see liivane ala on siin paremal pool OB. Kui esimese viskega sinna üle ei saa, siis on automaatselt drop zone, mis on siis selle puu juures. Ja tagapool paistavad kollased dokid, see on siis hazard. Green tundub olevat selline 5 meetrit umbes lai ja umbes selline see rada ongi.
ehk siis kindel drop zone oleks see vise praegu. Mina mõtlesin siis eile esimese treeningringiga sellise play välja, et machetega täie neidiga peale ja luban lihtsalt feidida sinna kuskile korvi poole. Võib-olla on safe, võib-olla on. Drop zone siis 47 meetrit ja siit on üli hästi näha, et see landing zone on üli väike, korvi taga kohe on drop ja vesi. Proovi praegu mängida siin ääre peale, aga see on lihtsalt näitamiseks, et see drop zone ei ole ka väga lihtne siin. Ja oleme jõudnud viimase raja peale, 18 rada, par 4, 160 meetrit. Siin play on siis selline, et siin on näha neid nii-öelda heledamaid kohti. See on kõik safe, tumedam muru on kõik OB. Ehk siis siin on esimene valik on siis see, kas mängida mingit safe'i sinna, kus praegu see naisterahvas viskas. Või siis lähed 160 meetrit vajutama korvi alla. Valik on enda teha. Minu jaoks siis kindel play on praegu see, et ma lähen viskan safe'i sinna teise nii-öelda muru hamba vahele kuskile. Et ma eile proovisin üle visata, jäid natuke lühikeseks, ei hakka riskima võistlusel. Kindel safe ja siis on teine 90 meetrit visa. Ja viimasel rajal siis selline loogika, et meeste drop zone on siin, naiste drop zone on seal. Kui esimene vise siis maandub OB-s, siis tuleb visata tubli 135 meetrit sinna korvi ja OB on siis ümberringi, et pigem ei tasu visata OB-sse. Nii, rada mängitud. Mis ma oskan öelda? Rada on aus, ei ole kõige lihtsam rada, väga tehniline, palju mandasid, palju OB-sid, tõusud, langused. Aga ma ei tea, mulle rada meeldib ja väga välja kutsuv rada on. Huku, kuidas sul? Meeldib, Huku kiidab heaks. Seega homme veel üks treeningpäev ja siis hakkab puur käima. Bye!